Kallid Kindelmehe kuulajad, vaatajad, hooajal 3. Ülihea on teie ees olla. Minu nimi on Ormet Tõnismaa ja äge on, et oleme Raivoga valinud teha 3. hooaja. Meile on see 26. saade ja olen siis tänase saatesse kutsunud Andero Pebre, kauaaegse sõbra. Andero on mind alati kõnetanud oma selliste ulmeliste ja vandeteoreetiliste juttudega. Ja kui ma alati mõtlen vandeteooriast või ulmejutust, siis ma alati mõtlen, et kui hea see inimene nende juttude edastamisel on. Sest et kui ta paneb sind kutsuvalt kuulama, tähendab seda, et ta peab olema selles hea. Ja mida ma ise näen täna, et vandeteooria või siis ulmejutud on pigem need teooriad, mida ei ole siis veel valideeritud või mida ei ole siis veel teaduslikult tõestatud või siis kuhu kas riigi tasemel või siis teaduslikul tasemel minna ei taheta, aga see on teoorial on minu jaoks inimesena ja ma arvan ka päris palju kuulajaid, kes ongi siin meie kanalil päris suured tõenäosused taga. Aga tere tulemast, Andero, meie saatesse. Tere, Ormet. Suured tänud sulle. Kuidas sa tunnen ennast täna? Ma tunnen ennast mõnusalt, et aitäh kutsumast ja olen teie saateid jälginud, teil on väga ägedad külalised olnud ja tegelikult teete koos Raivoga mega ägedat asja, et selles suhtes siin saab rääkida põnevatel teemadel täna kindlasti, nii et ainult hakka tulistama. Andero, kuidas sa täna ennast kirjeldaksid? Jah, see on täpselt see küsimus, millele ma olen otsinud väga pikalt vastuseid ja ma olen teinud elus erinevaid asju, mind teatakse kui endise tippjalgpallurina, see on üks selline definitsioon, aga ma ei defineeriks enam täna kindlasti enam võib-olla nii pinnapealselt, et kui rääkida nagu sügavamalt, siis ma just alustasin siin hiljuti Telegramiga koostööd. Ja siis neil oli sama küsimus, et Andero, panem sust artikli, kuidas me sind kutsume. Ja ma ei mõelnud seda välja, aga ma läksin puhtalt tunnetuse pealt. Ja on inimesed, kes võib-olla saavad sellest aru ja on inimesi, kes ei saa aru. Aga kuna me oleme tulnud kosmilistest trassidest ja ma räägin kosmilistest trassidest, siis ma olen Indigo rasside teejuht. Ja see ei ole, ma ei ole mingi selgeltnägija, ma ei ole tervendaja, ma ei tee sellist asju, aga ma arvan, et mul on teatud informatsioon, mida võib teatud sorti, ma rõhutan, teatud sorti inimestel vaja minna. Ja igaüks teab, mis ta selle informatsiooniga peale hakkab. Aga see eelnev teema, et vandenõu teooriad, siis mina ise paljusid oma asju, mis ma räägin, ei pea ise vandenõu teooriateks. Et on asju, mis on võib-olla nii ja naa, et pole veel ise ka päris kindel, aga on asju, mida ma ikkagi tajun, tunnen ja tean. Ja need ei ole vandenõu teooriad. Aga see on põnev topik ja mul on selles mõttes nagu minu seisukohalt ei ole vahet, kas inimesed võtavad seda vandenõu teooriana või tõsiselt võetava informatsioonina. Mina jagan ikka oma infot edasi. Kui ma tunnen palju jalgpallureid, toetan jalgpalliklubisid siin ja käin jalgpalluritega läbi, siis ma mäletan, ma ütlesin sulle paar aastat tagasi, et Andero, et sa tood väga tihti seda esile, et sa oled olnud tippjalgpallur. Ja siis ma ütlesin sulle, ma ei mäleta, kas telefoni teile helistasin, ma ütlesin sulle, et minu jaoks pole kunagi jalgpallur olnud. Sa ei ole isegi jalgpallur peast olnud, sa isegi täna ei tea, mis jalgpallis toimub. Et sa olid lihtsalt sellel alal hea, aga pigem mina olen sind just näinud selles kosmilistes ja sellises, ütleme, oma teooriate väljatoomises ja elusaladuste väljatoomises, et kui ma jälle praegu siin saateska võin öelda, siis minu jaoks pole kunagi jalgpallur olnud. Sa olid lihtsalt selle spordialal hea, sa tegid noorusena oma asja, aga sinu kindlasti ülesanne ja eesmärk on siin elus kindlasti absoluutselt midagi muud. Kas sa mäletad, mis vanuses sind hakkasid need kosmilised või ütleme siis teistmoodi elu vaatenurgad kõnetama? No ikka noorena. Selles mõttes need inimesed, kes teavad mind väga ammu, osad sõbrad, jalgpalluri sõbrad, kellega siiamaani suhtleme sügavatel teemadel, siis nemad mäletavad juba selles mõttes juba sellises 14-15 aastasena ma rääkisin niisuguseid, mulle meeldis rääkida ulmelugusid. Kas ma mõtlesin neid ise too aeg välja või kuulsin ja ka või lugesin kuskilt.
aga noh, too aeg nii noorena sügavuti sa ei lähe ja eks ta on lihtsalt selline mingisugune sisemine teadmine või tunne, et midagi enamat on. Ütleme mingisugustesse maavälistesse rassidesse või ufodesse uskumisega mul ei ole elus mitte kunagi probleeme olnud. Et see on täiesti selge teadmine olnud põhimõtteliselt sünnist saadik. Aga kui me nüüd räägime selles mõttes, et millal päriselt see teekond hakkas, siis ma ütleks, et peale keskkooli, et kui ikkagi see koolipinge sai maha võetud, eksamid sai tehtud, siis ma olin väga kehv raamatute lugeja. Ma ei sallinud seda üldse, ma ei suutnud neid raamatuid lugeda. Ja nii kui see pinge sai maha võetud, mult hakkas järjest tulema ja oi, kus ma siis lugesin, et kui sõbrad võisid minna reede õhtul pärast trenni kuhugi pidutsema linna peale, siis mul polnud mingi probleem sellel ajal ennast harida ja lugeda. Milline osa sul on nendest teooriatest kõige rohkem? Ma ütlen teooriad on ja ma saan aru, need võivad olla lood, teooriad, see võib olla päriselu. Mis sind kõige rohkem kõnetab? On see siis rasside olemasolu, kosmiline olemasolu, päriselu? Süvaspirituaalsus, selline keeruline, robustne, teaduslik spirituaalsus, mis enamus inimestega ei haaku. Ja mind huvitab just see, et kuidas mingisuguseid vaimseid või spirituaalseid teemasid, kuidas läheneda sellele teaduslikult. Ja mitte ainult esoteerilise teaduse pealt, vaid ka täiesti tavateaduse pealt, täiesti tava kosmoloogia, astroloogia, mis iganes see valdkond, ka nende lähenemiste pealt, et aru saada, ehk siis mulle meeldib tunnetada informatsiooni ja vaadata seal, kas seal on mingi resonants, kas seal on mingi tõetera. Ja mulle meeldib ka loogiliselt aru saada nendest asjadest. Ja mingis eluetapis ma leidsin enda jaoks üles siis vastavalt sellise informatsiooni, kus ma nägin, et et siin ma saan selle vaimsuse ja teaduse omavahel kokku panna. Ma olen otsinud kogu aeg seda, et kuidas need kokku panna. Kui muidu teadlased tegelevad teadusega, kõik on hästi selline füüsika, keemia, kõik see, ja vaimsed inimesed tegelevad hingemaailmaga, otsivad see eneseareng ja kõik see, siis see, millest mina räägin ja mida ma uurin, on see, et kuidas me need kokku paneme. Ja see on minu jaoks kõige põnevam teema. Paljud teemad, millest sina räägid, nagu ma aru saan, sa hästi palju jagad oma Facebookis, sul on ka rühm on ja väga suur rühm on ja sul on suur jälgijaskond. Paljud teemad, millest sina räägid ja esile tood, siis võib-olla kasutame selles saates selliste kuidagi käänatud sõnadega, et see saade meil pärast üles ikka jääks, kuna ma ise haldan meie Kindel Mehe podcasti kanalit YouTube'is, siis ma näen, kui lihtsalt see monetize, kui lihtsate sõnade ja teemadega on võimalik jääda loomulikult kohe luubi alla. Et kui kasutame siin mingeid panadeemiasid või selliseid saates edaspidis nüüd mingeid teooriaid, et äkki siis pool sellise vigura sõnaga, et see saade ikka üles jääks. Aga kui me oleme olnud erinevates ajaakentes ja erinevates situatsioonides, siis kus kohas sa praegu meid 2024 ja 2025 minemas näed? Millised takistused, ohud või üldse võib-olla mingid paremad elulähtmed on meie elusse tulemas? No väga oluline murrang inimkonnal, mida võib-olla paljud ei teadvusta ja ei saanud too aeg selle tõsidusest aru, kui tõsine see olukord tegelikult oli. Et võib tegelikult öelda, et 2012 ma sõna otsa mõttes nagu elasime üle potentsiaalselt väga suuri katastroofe, mis ühtepidi olid planeeritud ja teistpidi võis olla ka paratamatus. Kallid Kindel Mehe kuulajad ja vaatajad, võtan korraks teie tähelepanu siit. Tänada meie 3. hooaja suurtoetajad Contamod. Contamo.ee toob teieni Kindel Mehe 3. hooaja osad. Minnes contamo.ee lehele ja kasutades Kindel Mees 10 sooduskoodi, saate te kõik tooted -10%. Olles täna ise kasutanud Contamo RNA magneesiumit 10 kuud, võin öelda, et see on olnud minu jaoks elu muutev. Refluks on kadunud, nahk on parem, silma nägemine. Üldjuhul mina kui Ormet ei usu toodetesse ja toidulisandatesse.
Contamo.ee on tõesti muutnud minu elu ja ma panen siia oma nime taha ja soovitan kindlasti kõikidel meie kuulajatel minna ja kaema, mis Contamo.ee oma pikojoonilisel uuelaadsel imendumissüsteemil pakub. Suur aitäh, Contamo! Väga detailseks ja tehniliseks ei hakka selle jutuga minema, aga piltlikult öeldes olid suuremad kavad ja plaanid meid siit minema pühkida. Ja kosmiliselt on alati sellised tõenäosused olemas. Et me võime ju siin palvetada, rääkida, luua, teha inimestena igasugu toredaid asju, aga kui galaktiliselt midagi toimub, kui solaarselt midagi toimub, siis see meie tegevus siin on pisikeste putukate mäng. Aga samal ajal me pisikeste putukatena nii-öelda oleme väga tähtis roll planeedi osast, väiksüsteemi osast ja nii edasi. Ja seetõttu me elasime üle ja võib öelda, et asjad on tegelikult aastast 2013 läinud paremaks. Kui me räägime puhtalt energeetilisest pildist. Ja tegelikult võib seda vaadata ka reaalsuspildil seda, et mingil määral nagu ongi ju elu paremaks läinud ja väga paljudes erinevates valdkondades, mis iganes. Aga see ei tähenda seda, et see läheb paremaks läbi lillepeo ja lusti. Et see tähendab seda, et nüüd hakkab alles sodi välja puhastuma. Nüüd hakkavad alles pettused välja tulema. Nüüd hakkavad alles valed välja tulema. Ja on juba ka tulnud, aga veel on vähe. Tuleb veel suuremaid valesid välja. Ja kes siis saab nendest asjadest aru, kes ei saa nendest asjadest aru, see on nüüd iga inimese persooni isiklik enesearengu küsimus, kes kui kaugele jõuab. Aga mina näen siit tulevikku edasi. Me oleme pigem hoitud ja kõik läheb paremuse suunas. Kui me vaatame viimaseid aastaid, kas või siis selle korontsiku ajal, mis siin oli, et see, mis meedia teinud on, siis täna enam keegi meediat ei usu, on ju. Keda üldse uskuda? Milliseid lugusid üldse uskuda? Mille peale sina toetud? Kui sa pildi peale, loo peale, kui sa oled ise kunagi öelnud sellise lause, et sa pead kõike vaatama kui pettust, kui pettus pettuses, kui pettus pettuses ja sealt edasi. Kui illusioon illusioonis, illusioon illusioonis ja nii edasi. Et need kihid, neid mänge on lõpmatuseni. Kus maalt sina nagu saad aru? Kas on su intuitsioon või mille pealt sina nagu siis filtreerid, mis on õige ja mis on vale? Ja ülisügav topik kategoriseerub süvapsühholoogia alla. Kuidas sa tead, et tõde on tõde? Kuidas sa tõestad tõde? Kuidas sa tõestad kellegile, et sa armastad kedagi? Kolmandal osalepoolele, vaatlejale. Kuidas sa tõestad vaatlejale, et sa armastad kedagi? Need on viie meele reaalsusest väljaspool aspektid aga ma olen täiesti veendunud, et mis iganes asju inimene kas usub või ei usu, siis igal inimesel on tegelikult sügaval sisimas tõekompass. Ma nimetan seda tõekompassiks. Või see tõe seeme. Ja küsimus on resonantsides. On asju, millega inimesed resoneeruvad ja on asju, millega inimesed ei resoneeru. Aga siin tuleb arvestada, et on segajaid. Inglis keeles interference, distractions, valekompasse, tõekompassi ümber ehitatud. Nii. Nüüd inimene arvab, et ta teab. Tegelikult ei tea. Teda on pandud uskuma või arvama, et ta teab. Aga kuidas siis sa päriselt tead? Ja ma ütlen, et see on üks paras väljakutse siin reaalsuses leida tõekompass üles iseenda seest. Ja tõekompass ei ole keegi teine inimene. Mis on nagu huvitav, et aga kui me elame välispidise reaalsuses, siis sinu sisemine tõekompass võib kutsuda esile välispidiselt inimese, kes tegelikult annab sulle info, mis on tõene. Sinu asi on see tõekompassiga ära tuvastada, kas see resoneerub või ei resoneeru. Ja see ongi individuaalne. Et mina leian, et kuskil on alati absoluutne tõde. Kuskil ta peab olema. Sellepärast, et mõni ütleb, et aga iga inimesel on oma tõde. Loomulikult, jah. Pedofiilil on ka oma tõde. Selles mõttes on sul õigus, et igal inimesel ongi oma tõde.
aga noh, kosmilistes seaduspärasustes on ikkagi mingisugused ikkagi kollektiivsed teo ja teo tagajärje seadused. Ja noh, seal ei ole nii, et ma võin mõelda, mis tahan ja teha, mis tahan ja midagi ei juhtu. No juhtub küll, et sa võid ju uskuda ja arvata, aga ikka juhtub. Ja seetõttu on mingid kirjutamata seadused, mis paratamatult on lihtsalt, kas me seda usu. Ja noh, ma olen tegelikult öelnud ka seda oma blogipostitustes, oma e-raamatus, asjades, et tõel ei ole vahet, kas seda tõde keegi usub. Tõde jääb ikka tõeks. Tähendab, kui terves maailmas pole mitte ühtegi inimest, kes näiteks mingis spetsiifilises valdkonnas ei usu või ei tea mingit tõde, vahet ei ole, mis valdkond see on, siis see ei tähenda seda, et seda ei eksisteeri. Ta ju eksisteerib ikka kuskil. Küsimus on, mis päeval ja millal keegi selle üles nopib, sest ta ju on ruumis olemas. Ja tegelikult minu jaoks ongi kõik infoväli, kõik informatsioon on kättesaadav, me elame infoajastul, see on see kõige vingem asi. Ja sina, Ormet, ka ju tead seda, et sul tegelikult, kui natukene nagu surfata ja uurida ükskõik mis valdkondadest, siis sa võid isegi TikTokis saada sellise tõekompassi, sellise täppis asja. Ja just sina pidid täna nägema seda klippi. Just sina sellel hetkel pidid nägema seda, aga see on sinu tõekompassi pealt. Mõni vaatab TikTokist lollusi ja mõnel algoritmid toodavad tegelikult väga head sisu. Ja see ongi see tõekompass. Kumaani sina usud ajalugu? Oi, selles... Kas usud kiviajal ja olnud inimesi ja mingisse kuskilt kivi seest, mingi mulli seest võetud aja arvamist ja samal ajal me ei suuda... Tähendab, minu aju mõtleb isegi sellisel ajaloole, mis toimus 950 miljardit aastat tagasi. Kui isegi meie linnude galaktika polnud sündinudki. Okay. Ja ma tean, et selline informatsioon on siin planeedi infoväljas täna olemas, mis räägib nendest aegadest. Ja ma olen selle aja jooksul 14-15 aastat, meil on selle info sees olnud. Ma olen välja üritanud kasvada aja illusioorsest mind-programmist. Et oota, mis asja, et keegi ei tea, mis oli 2000 aastat tagasi. Kuidas sa tead? Keegi ei tea isegi, mis 20 000 aastat tagasi oli. Ja nüüd Andero tuleb räägib, mis oli 560 miljonit aastat tagasi. No, mis jama see on? No, okei. Vaatame, saame teada, tunnetame. Ja ma olen tegelikult siuke inimene, tead, ega ma ei usu mitte midagi. Ma kas tean või ei tea ja kui ma ei tea, siis ma olen valmis teada saama. ja ma üritan rääkida asjadest, mida ma sisemiselt tõekompassina tunnen, tajun või tean. Ja püüan vältida teemasid, kus ma siis usuliselt nagu püüan uskuda. Et minu jaoks on väga suur erinevus ja teine asi on see, et inimesed ajavad vahest ka iseenda tõekompassis segamini tegelikult selle, mida ma usun või mida ma mäletan. Me võime reaalselt asju mäletada, mis pole üldse selle eluga seotud. Aga kuidas sa seda siin kategoriseerid? Kuidas sa siin defineerid? Kuidas sa seda siin tõestad? Ongi võimatu, ongi paradoks. No ongi game over selles mõttes, et akadeemilise teaduse kontekstis juba on game over. Me siit enam edasi rääkida ei saa. Aga mis seal vahet on, mis juhtus 900 miljonit aastat tagasi tänases päevas? Ja vot see on nüüd see valdkond ja teema, mida olen pikalt puudutanud ja siin tuleb aru saada, mis asjad on ajaliinid, mis asjad on kosmiline geneetika, mis asjad on DNA, mis on DNA tulekoodid, millistest tükikestest on üldse inimese genoom kokku pandud, kes pani kokku. Siin taga on väga pikka ajalugu ja see ei ole see ajalugu, kus darwinismist ahvist arenesime. Et need on jah, sellised toredad, lastele võib muinasjutte lugeda nendest, aga kosmiliselt on reaalsus natukene teine. Ja ilmselgelt see agenda, kes on täna valitsemispuldis, ikkagi kavandab neid ajaloo sündmusi meile. Öeldakse, et ajalugu kirjutavad võitjad on ju. Ja kus juures üks huvitav paradoks, lihtsalt kui ajaloost oli juttu, võtke kõik suurkujud, kes on ajaloos välja toodud kui jõhkardid, petised, valetajad, mingisugused suuvoordid, tead mingid, keda ütleme ajalooliselt pigem tehakse maha. Ja siis on need figuurid, kes tõstetakse nagu ülesse. Need on need suurtegijad.
Nendest sündis meie matemaatika. Sellest sündis see lugu. Vana-Kreeka, Vana-Egiptus, on ju. 90% tõenäosusega, kui sa keerate lood 180 kraadi, teil on enam-vähem õigus. Ehk siis valetajad, petised olid tegelikult need tõelised tegijad. Ja need, kellel pannakse kroonid pähe, on need, kes tegelikult on kurjajuured. Et see on see karm mäng, mida ajalooga tehakse. Ja kui me selles mõttes, jah, loomulikult, jah, see teadmine su arveid ei maksa. See teadmine su lasteaiast tagasi koju ei too. See teadmine, jah, jääb selles mõttes selliseks teoreetiliseks, aga mida see teadmine annab, on see, et võib-olla see annab mingi impulsse mingi inimeste mälestustele. Aga võib-olla see inimene, kes näiteks mingeid asju tajub, tunneb, vaatab, et aga ma ei olegi äkki hull, sest keegi mõistab mind. Keegi saab aru, mida ma tunnen. Keegi saab äkki minu sisemaailmast paremini aru. Sest meil ei ole täna, ma arvan, väga palju sellisel level psühholooge, kes nüüd hakkaks kaasa rääkima sel teemal. Et ikkagi vaadatakse, et mis tabletid me sulle määrame. Et see valdkond on täna meil siin ikkagi puudulik. Ma kuulen seda sinu käest praegu, et olles selles valdkonnas, sa saad lihtsalt avardada ka seda, et kõik on elus võimalik. Et sa ei ole raske tööga koolis käimisega ja ma ei tea, mingit joont käies valitsus aitab meid, noored, mis ma teile kindlasti ütlen, et üks asi, mis laske õhku programmina, et valitsus kindlasti ei ole selle jaoks siin, et teid aidata. Et mida ma kuulen sinult on see, et elus on kõik võimalik. Igas kosmoliselt tasemel, ajajoonile tasemel, mõtle suurelt, kui tahad lihtsalt tööst ära, et sa saad neid teooriaid, seda tõde ja neid lugusid kasutada enda elu ehitamiseks. Absoluutselt. Ja võib-olla mingi hetk, meil siin Elon Musk vaikselt hakkab meile mingeid uksi ja aknaid avama, sinna. Aga rääkides Elon Muskist ja rääkides, et täna me saame öelda, et fakte ei ole olemas. Võib-olla seda sai ka varem öelda, aga kui me elame AI ajastul, kus sa näed, kus me oleme selle artificial intelligent ajastul praegu, millised kas kui me räägime sellest egregori eliidist või eliidist, kas nad kasutavad seda AI tehnoloogiat meie kasuks või meie vastu? Kus sa seisad praegu selle AI osas? Ormet, AI-d on kasutatud umbes meie planeedil vähemalt 5,5 miljonit aastat. See on minu teadmine. AI, artificial intelligent, ehk siis kõrgtehnoloogilised asjad olid olemas pronksi ajal, Atlantise ajal, Lemuuri ajal. Kõik need asjad on kogu aeg olemas olnud. Lihtsalt on ta praegusel ajastul meil siin manifesteerunud füüsiliselt tajutavatesse vormidesse. Ja mis puudutab seda järsku tehnoloogia arengut, siis ma olen päris veendunud ja kindel, et inimese kätetöös ei ole. Ütleme siis selle meie inimrassi, kes me siin oleme arenenud, on ju. Et kui sa natukene hakkad uurima, et mis juhtus 20-ndatel, 30-ndatel, on ju, mille räägitakse tõde ja õigus, on ju, räägitakse seal neid mingisuguseid Andrese ja nende, kes seal see teine tegelane, nende vahelisi tülisid, eks ole, võitlesid seal oma talude pärast, on ju. Aga kuskil käis spaceshipide ehitamine paralleelselt. Nagu saate aru sellest kontrastist, on ju. Et meil üritatakse kirjeldada maailma, mis oli 19. sajandi lõpp mingisugustes lugudes ja raamatutes. Aga tegelikult käis paralleelselt selline ulme, et me pole isegi täna sellises ulmesse veel jõudnudki, mis too aeg üles ehitati. Et need asjad on kogu aeg olemas olnud ja minu jaoks ei ole see, minu jaoks ma ei tituleeri inimest täna nii geniaalseks veel, nii edasi nagu advanced, nii edasi arenenud, et ta on võimeline lambist hüppama sealt kuskilt talust spaceshipi peale ilma kõrvalise sekkumiseta. Millised tehnoloogiad olid lambist natsidel olemas 3-40-ndatel ja siis arenes juba edasi. Uurige, mida tehakse Antarktikas, mida varjatakse Antarktikas ja kõik need asjad ja kes peab seda vandenõuks, siis jah, seda võib pidada vandenõuks, aga kui me räägime loogikast, siis minu jaoks see versioon on loogilisem
kui see versioon, mida meile räägitakse. Et isegi ainuüksi loogikat kasutades ma saan aru, et mingi sekkumine peab olema inimkonnal toimunud kuskilt kõrvalt, sest see ei saa lihtsalt orgaaniliselt niimoodi nii järsku areneda. Et see, et me täna AIs elame, on täiesti normaalne paratamatus, aga ja me ei ole veel tõelise ulmeni veel jõudnudki. Et aga jah, selles mõttes on ta ohtlik, et tänapäeval on juba sellised AI-d olemas, mis reaalselt võivad planeedi ära hävitada. Noh, et need programmid, kui lastakse need sellisel kujul välja läbi biorobotite, siis ja selleks on olemas ka teatud relvad, mis inimestele sisestatakse sisse läbi süstide, et see kõik käivitada. Et selles mõttes kõik see on nii-öelda potentsiaalselt võimalik, aga ma rõhutan, et inimkonna teha on täna, kas see läheb nii või ei lähe. Meil võib ees oodata väga imeline tulevik ja võib ees oodata väga dark. Ma olen sinuga täiesti nõus selle 2 poolega, et kas me valime selle positiivse ja arenenud poole või valime selle siis ahnuse või negatiivse poole, kuidas seda AI-d ära kasutada. Täna ju AI suudab teha on ju filmi, on ju, liikuvaid inimesi, jäljendada häält, et võtame kas või AI tasemel armastuse, romantika, on ju, et täna võib olla üks paks mees on arvuti taga, omab 200 artificial naisterahvast, kes on täpselt sinu järgi moondatud, kes räägib täpselt neid sõnu, mis sulle meeldib, on ju, ja haldab neid ja samal ajal siis need 200 naist siis on siis interact, suhtlevad kuskil chatides mingi meestega, kellelt juba küsitakse lennupiletite rahasi ja nii edasi ja siis lihtsalt see häkker võtab neilt raha käest ära, on ju. Teisena, kuidas pereliikmeid suudetakse järgi teha, kus laps helistab emale videochatis ja ütlevadki, palun saada mulle 2000 euri, ma jäin auto alla või auto avariisse või whatever, on ju. Ja siis on see koht, et nagu mida uskuda, mis on fakt, kes sulle tegelikult helistas, kas sulle helistas pereliige, kas AI jäljendas su last, on ju, ja nii edasi ja nii edasi, et ma ise olen kohas, kus ma ei taha tekitada hirmu, aga pereliikmetel ja sugulastel kindlasti soovitan kasutada, õppida üksteist paremini tundma, kasutada mingit salakoode või salasõnu, kuidas eristada seda, kui pilt läheb kinni, et sa saad aru, kes sulle praegu helistas, kas see oli AI või oli su enda laps, kas oli su ema või vanaema. Sest täna teha järgi lihtsalt mingi inimene, kes sulle helistab sinu suguvõsa pildiga, face recognition'iga, häälega ja paluda, et palun ema, saada mulle 2000 eurot ja sa lähed muidugi tegema, sest sa hingest armastad oma last, sa ei tea, mis situatsioonist on ju. Yeah. Aga nüüd me ei tea, kas see oli sinu laps või oli see AI ja sinna ma soovitaksin kindlasti, kallid kuulajad ja televaatajad, perega maha istuda sugulastega, mõelda sellele, et me oleme sinna poole minemas, mõelda salasõnad, saada aru, kes tegelikult on su telefoni või siis ütleme video vahendusel või e-maili vahendusel, et seal on ka see tõe koht, et täna ei ole seda fakti. Ja võib-olla ütleme positiivsest poolest see, et AI-d me võime ju kasutada ka ütleme normaalsetel eesmärkidel, mõistlikel eesmärkidel, et muuta elu kiiremaks, paremaks. No võib-olla mingites kontekstides turvalisemaks. Et selles suhtes küsimus on ainult selles kasutamises ja mis eesmärkidel kasutatakse neid tehnoloogiat. Need on väga võimsad tehnoloogiad tegelikult ja tõenäoliselt kõiki asju, mis veel tulemas on ja mis juba tegelikult olemas on, me isegi ei tea, me ei kujuta ettegi. Et täpselt samamoodi nagu meie vanavanemad ei kujutanud ette enamust tehnikat, mida me näeme. Et ma vaatasin just hiljuti, ma saatsin ka ühe video, mis muga väga resoneerus, üks professor, teadlane, väga kõrgel levelil professor ja teadlane, ülikooli professor, ütles seda, et see AI, et need asjad võivad minna nagu nii käest ära, et see orgaaniliselt üks rass, vahet ei ole, mis siis planetaarses struktuuris peaks tegelikult elama sellisel viisil elu, et kui vanemad lõpetavad seda last seal maailmas, siis see laps peaks suutma orgaaniliselt areneda nende õpetustega selles maailmas, mis talle õpetakse lapsepõlves. Ja ta peaks suutma elu lõpuni nagu jääma, ütleme selle
ütleme struktuuri sisse või nende õpingute sisse, on ju, et nendest oleks mingi kasu, aga praegu on ju nii, et kõik need vanad asjad, mis on õpetatud, põhimõtteliselt varsti sa võid ju kõik prügikasti visata, et pole mitte midagi vaja, ehk siis meil on toimunud, meie tsivilisatsioonil on toimunud utoopiline tehnoloogia areng. Ehk siis me oleme kasvatanud üles põlvkondi tegelikult informatsiooniga, mille sa võid täna kõik prügikasti visata, sest seda ei ole vaja. Aga see ei ole nii-öelda orgaaniliselt loomulik asjade käik. No see on sama hea, et lõvi ema kasvatab oma lõvipoega ja siis värsku on see lõvipoeg mingi spaceshipi peal ja ta peab mingite asjadega hakkama saama seal. Aga ta ei ole tegelikult kasvatatud sellisel kujul üldse ülesse. Tal pole õrna aimugi, mis seal teha seal. Ja see on inimkonna suur probleem, et me justkui eksisteerime maailmas, kus me enam ei oska elada. Me lihtsalt eksisteerime maailmas, kus me tegelikult isegi ei oska kasutada võimalusi, mis pakub, sest tehnoloogia areneb nii kiirelt eest ära. Rääkides laste õpetamisest, sina oled täna meil ühe tütre isa. Kuidas sina kodus kogu selles keskkonnas, kosmilises ja sellises spirituaalses ja teadlikus elus oma last õpetad? Või millisest eeskuju sina talle näitad oma tütart? Ikka kombime neid teemasid ja näitan talle vahest pilte ja täiesti vabalt näitan talle tulnukaid, erinevaid ufosid. Ta peab ära arvama, kumb on näiteks hea, kumb on halb. Vahest teeme selliseid teste, sest see on normaalne. Ja tema jaoks on see ka normaalne selles mõttes ja see tegelikult võtab ka selle hirmu ära kunagi tulevikus, et kui peaks vaja olema tuvastada, on ju. Sest oleme ausad, maailmas võib küll tunduda, et et siin me oleme ainult inimesed, aga hakka natuke uurima, kui palju on case paranormal activity'd ja mis kogemusi on inimestel üle maailma, et see on ikkagi, asju juhtub ja tegevusi ja liikumisi on väga palju. See ei tähenda seda, et kohe kõik AK-sse ei lenda, on ju see info. Aga peaks olema aware, teadlik selles mõttes, mis ümbritseb ja sest ega need ufod tulnud, need ei ole kuskil tähtede taga. Neil ei ole vaja kuskil tähtedega olla. Nad on siin samas ruumis õhus kogu aeg olemas. Teiste nurkade all lihtsalt. Aga kui nad mingid näiteks tahavad näidata, siis nad näitavad ja siin tuleb lihtsalt aru saada, et enamus, kes siin ringi trikitavad, on ju, nad ei ole pigem headel kavatsustel. Pigem ei ole, on ju. Et muidugi meil on oma toetaskond ka, on ju, aga selles mõttes, et ei, need on jah, niisugused mõned korrad, et täiesti tavaline kasvatus. Ja läks just nüüd ju esimesse klassi ja saab tavalise akadeemilise hariduse, see on kõik fine, see on okei, ei laida mitte midagi maha, ainult lihtsalt sinna maani, kui läheb selliseks süstemaatiliseks asjade tuupimiseks ja päheõppimiseks, kus lihtsalt võib-olla eluliselt jääb, ei ole nii palju vaja enam neid, on ju. Aga ma leian, et mõistlik oleks kooliaeg ilusti ära teha ja siis teha nii-öelda teadmisi juurde hankida. Et võib-olla see ongi see, mida mina omalt poolt annan, et kõik on fine, mis sa koolist õpid, on ju. Et aga täiendust on vaja. Täiendust, selgitust, võib-olla suuremat mõtlemist, on ju. Sest oleme ausad, et koolisüsteem ikkagi arendab inimesi, et õiged vastused. Meil on üks kindel õige vastus, kõik, on ju. Ja et kindla peale elus, ära eksi. Et selles osas ma püüan teda suunata või mis püüan suunata, täiesti tavaliselt annan talle vabad käed tegelikult kasvada ja areneda. Tal on omad huvid, mis talle meeldivad. Aga vahepeal jah, mõned näiteks sellised, kui ma mingid siuksed võib-olla mingid muusikad või meditatsioonid või helitoonid või asjad, mis me oleme siin viimasel ajal teinud, et ma ikkagi aeg-ajalt jagan taga neid asju, millest ise ka räägin ja ta on põnevil ja talle meeldib see teema. Kui ma vaatan su kogukonda ja su postituste liiklust, siis väga palju inimesi Eestis huvitab see teema. Aga palju on neid inimesi, kes vaatavad, sa oled täiesti ja räägid millestki täiesti utoopsetest asjadest? No neid on tõenäoliselt rohkem kui neid, kes haakuvad või aru saavad. Kas see mõjutab sind kuidagi nende arvamus? Ei, sest see on ju paratamatus. Ma ju annan endale aru, millisel planeedil ma olen ja ma annan endale aru, millist
inimkehas olevate rassidega ma ennast ümbritsen. Kui sa annad aru endale, millisel planeedil sa oled ja millised mängud siin käivad ja kuidas siin on reeglid, et elus püsida, siis kuidas sa kõike seda teadlikku spirituaalsust, ka seda kosmilist, galaktilist osa realiseerid oma igapäevaselt, luua küllust, luua turvatunnet, luua selline haridus oma perele ja siis võib-olla ka lokatsioonist, et kas Eesti on see õige koht, kus üldse olla? See informatsioon on jah, väga palju teoreetilisi nii-öelda aspekte hõlmav, aga on ka praktilisi ja on selles mõttes näiteks üks lihtne asi on elektromagnetism. Ja elektromagnetism on osa nii-öelda külgetõmbeseadusest ja siis elektrilisest loomisest. Ja see teatud maailmavaade või informatsioon andis mulle tegelikult päris hea sellise loogilisele mõtlemisele selgituse, et mismoodi reaalsusloome tegelikult töötab. Ja lõpuks panin isegi täiesti kokku, mul on selline isegi seminar nagu teadlik manifesteerimine. Aga huvitav on see, et ma avastasin mingi hetk, et ma ise ei täida seda. Ja põhjus ongi võib-olla sekkujates ja ma sekkun ise oma mõistusega, kuidas ma tahan või arvan, võiks asjad olla. Ja üks põhjus on see, et millest tegelikult olen hiljuti aru saanud, et ma võin kasutada kõiki kõige kõvemad manifesteerimise tehnikaid. Näiteks, oletan, orgaaniliselt täiesti, mis iganes nii. Aga kui ma olen oma elus valel teel, et ma üritan manifesteerida see küllus, kuigi ma ei ole väga külluse usku inimene, et minu jaoks ei pea olema midagi külluslikult, ongi paras jagu ja peab olema täpselt nii palju, kui peab olema. Aga kui ma olen tegelikult vales valdkonnas, valel teel ja missioonist kõrvale kaldunud, siis manifesteerimine ei tööta. Sest ta peab sinu selle tõe kompassi ja resonantsiga haakuma, see tegevus, see elutee. Ja sulle visatakse kaikid kodaratesse lõpuks nii kaua, kuni sa aru saad. Millisel teel sa olid siis? Jah, ma olin, ütleme 9 aastat olin soovitusturunduse ja erinevate krüptoprojektide maastikul. Eesmärgil arvasin, et see on missioon ühtlasi ka osa missioonist alternatiivse finantsmaailma ülesehitamise jaoks, mille poolt ma iseenesest ju olen. Aga mulle näidati suht selgelt, et see ei ole tegelikult minu tee, see ei ole minu asi. Nii nagu sa ütlesid ennem, et sinu jaoks ma ei ole kunagi jalgpallur olnud ja tegelikult sul on selles mõttes õigus, et jah, see on ütleme ala, mida ma oskan, aga ma ei ole olnud tegelikult hingelt jalgpallur. Mind on lihtsalt sellele teele suunatud. Ja see on ka põhjus, miks ma 23 aastalt selle teekonnaga nagu lõpu tegin. See saaks mind lõhkuma, saaks mind füüsiliselt lõhkuma. Ja täpselt samasid tundeid tekitas lõpuks mind ka nendes projektides ja soovitusturundusmaailmas tegutsemine, see hakkas mind füüsiliselt lõhkuma. Ja sellest aru saamine võttis aega. Kas teekonnal, nimetame seda siis jalgpallis ja soovitusturundusel, oled sa lõhkunud või tekitanud veel mingeid asju peale iseenda, et kui lõhkusid iseennast, et kui palju sa oled liiga teinud teistele sellel teel, kaasa arvatud oma perele? Kindlasti. Et selles osas on õnneks mul on lihtsalt niivõrd tugev teine pool. Oleks see teine pool sutsu nõrgem, siis seda suhet ei oleks kindlasti. See osa elust kindlasti on ülitähtis, et mitte ennast tümitada, eriti perioodidest. Me ei ole perioodid, me ei ole kvartal, me ei ole aastad, me oleme terve elu ja õpime terve elu. Ja sa ei saa ennast identitseerida
mingisugusest pisikesest ajast, isegi pisik aeg on 10 aastat, kus ma olen öelnud inimestele, et whatever nooruses juhtus, whatever sa praegu teed, see ei ole sina oled terve su elu. Ja ma usun, et me õpime elu lõpuni. Kus kohas sa praegu oma elus oled peale neid taipamisi? Kui ma helistasin sulle ja kutsusin saatesse, sa just ütlesid, sa oled väga huvitavas kohas, sa oled tegemas exitit siin maailmas. Mis see tähendab? Ja kuskil 1,5 kuud tagasi sain ma nägemuse ja selle nii-öelda lühikokkuvõte on siis see, et ma tegelikult ei taha üldse ühtegi majandusharu või valdkonna maha teha. Et see on iga inimese oma tee ja elutee mingid asjad läbi käia. Aga personaalsest vaatevinklist sain ma nägemuse, mismoodi on käinud minu eluenergia üle vampiiritsemine, nii-öelda hingetükikeste korje, kuna tõenäoliselt on nagu hinge suurus päris arvestatav, siis võib-olla osa tükkidest saad isegi kätte, aga ütleme niimoodi, et jah, et energeetiliselt püüti mind leida võrkudesse, võrkudesse läbi võrkturunduse, ütleme niimoodi. Et ja see on ülimalt loogiline, et seda tehti, see on ülimalt loogiline, et ma selle õnge läksin. Ma võin täna nii öelda. Sellepärast, et mis puudutab soovitusturunduse maailma, siis enamus inimesed on seal üsna erilised pigem. Ei ole väga palju tavalisi inimesi seal, nad on selles mõttes teistmoodi mõtlevad tihti ja suht kindlalt võin öelda, et nad on tihti, ütleme, erinevatest rassidest. Et ei pruugi olla, ütleme, inimrassist inimesed, kes nendesse struktuuridesse võetakse ja sinna on külge poogitud oma, mida ma nimetan armagedoonilikuks tarkvaraks. Ja seda tarkvara ei kontrolli mitte ühegi projekti looja omanik. See käib üle nende peade, see on energeetilisel tasandil. Ja ütleme nii, et igal kaksiktornil on oma lõpp. Mis sa mõtled selle all? Igal kaksiktornil on oma lõpp, too meile näide. Nii nagu kaksiktornid olid loodud alla kukkuma omal õigel ajal, nii on ka need projektid loodud alla kukkuma omal ajal. Kas me ühiskonnas inimkonnana pole lihtsalt valmis nendeks projektideks veel? Või mis sa sellega öelda tahad? Oleneb selles mõttes, millistel alustel on üles ehitatud, aga tundub, et need alused on ikkagi 99% alati valedel, kas alateadlikult, suures pildis alateadlikult, keegi teadlikult. Muidugi on neid igasuguseid teadlikke projekte, kus tehakse ja skeemitatakse, aga väga palju ärilisi asju luuakse alateadvuse pealt läbi programmide ja see programm, mille pealt projekte luuakse, see on osa omakorda mingist programmist, mingist suuremast programmist ja seal on mingi tarkvara, seal on mingi süsteem ja tundub, et nendel on tihti nii-öelda mingisugune lõpukuupäev pandud ja sealt siis vallanduvad teatud laengud, seal taga on teatud emotsioonid ja see käivitab midagi ja see on toit kellegile. Et põhimõtteliselt oled üks osa toiduahelas ja sellest aru saamine võibki võtta väga pikalt aega. Ma ise arvan, et usun seda, et kui sa oled valitud Jumala poolt, oled sa valitud ka saatana poolt. Olen veel välja öelnud, et kui mulle keegi sõpradest helistab või nõustamisel käivad inimesed ütlevad, et mulle visatakse kogu aeg kaikaid kodarat alla ja ma olen väga halvas kohas, siis ma alati ütlen, et kui sulle visatakse kaikaid kodarat alla ja sa oled halvas kohas, siis saatan hoiaks sind seal halvas kohas. Ta ei viskaks sulle enam neid kodaraid kaikaid kodarasse just. Et tähendab, et sa oled ikkagi õiges kohas.
sind üritatakse, sinu seda energiat üritatakse nagu sinna allapoole lükata. Ehk siis ma usungi, et sinu puhul see, et sa said selle kogemuse sinna võrku langemisena oli lihtsalt see, et kuna sa oled valitud mingite rasside poolt, nagu mina nimetan seda siis, kui sa oled valitud Jumala poolt, oled sa valitud ka saatana poolt, siis terve elu sa pead teadvustama, et need testid käivad sinuga ja sa pead olema suht valvel nendega, et need testid võivad tulla ükspuha millisel moodusel kindlasti. Aga sa ütlesid, et sa teed exit'i sellest elust. Mis see täpselt tähendab? Okei, sa said selle taipamise, aga mis siit edasi? Jah, et nende selliste projektidega nagu kõik ühel pool. Ja exit tähendab seda, et need otsad, mis mul veel on lahti, lähevad siis kas täielikult likvideerimisel või siis müün mingid osad maha oma üles ehitatud asjadest. Aastate jooksul on üles ehitatud väga palju meeletu energia. Kui ma nagu nii-öelda kvantitatiivselt võtan selle laenguva energia, mida ma olen sinna pannud, siis ja see, nagu ma ütlengi, et kui ma oleks selle energia pannud, selle sama energia oleks pannud sellesse sektorisse, mis on tegelikult mu elutee, siis ma isegi ei tea, kus ma täna oleks. Aga see sai pandud mujale ja lihtsalt nii on ja selles osas mul ei ole tegelikult otseselt mingit hullu negatiivset maiku suus sellest, et see on orgaaniline asjade käik, ütleme siis niimoodi. Ja see tuleb läbi, ütleme niimoodi, et tõenäoliselt kõrgemalt ikkagi lõpuks sekkuti. Ja sest tihti vaata inimeste eludesse ju ei sekkuta. Ja too hetk ma tundsin, et mingi kõrgem kohalolu sekkus ja näitas mulle mingid pilte, mille tõttu ma tegin teatud valiku. Kas ei tunne, et iga ebaõnnestumine oli juba sekkumine? Sest et kui sa oleks õnnestunud, oleksid sa seal valdkonnas ju edasi ju. Sest iga läbikukkumine oli ju tegelikult ju sinu rassi poolt kaasaitamine. Sest ma kordan veel, kui sa oleks õnnestunud, siis miks sa vaataksid sinna sisse? Sa ju ainult võimendaksid seda. Loomulikult ja siis tegelikult võimendaksidki nende süsteemide, struktuuride ja võrkude edasi tegutsemist. Ja selles osas ongi sul õigus, et kui me räägime nagu orgaanilisest sekkumisest, siis jah, see niipidi käiski. Ja samal ajal see anorgaaniline sekkumine tõi tegelikult tagantjärgi mõeldes pidevalt uusi pakkumisi. Et ma mingi hetk arvasin, et see on nii-öelda nagu osa minu manifesteerimisest või loomingust. Et nii kui üks lõpeb, tuleb kohe teine, et kuidagi see käis nii nagu magic. Nüüd ma saangi aru, et see magic oli must maagia, et need asjad käivadki niimoodi. Ja kui sa selle musta maagia sees oled, siis on olukordi, kus kaob ära selge mõtlemine. Sõna mõttes delusional life. Ja delusional life on Ameerika mäed. Ma usun, et sa oma eluteed teadsid ka varem, kui sa tegelesid nende võrkudega. Aga mis paneb mehe valima või üldse inimese valima midagi teist, kui ta tegelikult teab sisimas, et tal on elutee ja mida ta peaks minema? On see asjaolude kokkulangemine, on see finantsiline raha? Siis me räägime ahnusest. Ahnusest. Kui on vaja toit lauale tuua, siis ei ole ju ahnus ju. Jah, täpselt jah, et kust maalt me selle piiri tõmbame. Aga ma arvasin, et kuna siin maailmas on meil ju materiaalne maailm, eks ole, et siis et siis äkki ma suudan selle missiooni keerutada selle maailmaga ühte. Aga selles mõttes, et natuke naiivne on seda arvata ja see on juba vana tõde ju, et kui sa lähed mingisugust asja raha pärast tegema, siis on nagu tagajärg ongi kaksiktornid. Et see mindset oli too aeg ma rääkisin endale lugusid ja võisin rääkida ka teistele lugusid edasi, mida ma ise endale pähe rääkisin, miks ma midagi teen, aga tegelikult oli põhjus ikkagi
jah, et me ju see kõik see finantsiline vabadus ja passiivne sissetulek ja täna olles ja ma räägingi, et oleks siis, et tegemist on inimesega, kes tegelikult nendest asjadest sellisel energeetilisel tasandil justkui nagu ei saa aru, et siis saaks nagu aru, et inimene teeb neid asju, aga ma olin ju, see oli justkui nagu mu teadlik valik minna kõrvale oma missioonist. Kui ma kuulen neid sõnu finantsiline vabadus ja kergus ja teistmoodi raha tegemine, siis ma üldjuhul kuulengi neid sõnu puudusteaduses olevatelt inimestelt, laiskadelt inimestelt. Kui ma mõtlen kõikidele oma rikastele sõpradele või edukatele ärimeestele, siis nad ei kasuta sõna kergus. Nad ei kasuta sõna küllus või passiivne sissetulek, et ma tunnen, et see spirituaalne maailm, spirituaalsus on, seesama saade on spirituaalsus, on ju, me läheme siit uksest välja, spirituaalsus on ju. Spirituaalsus on kõik meie ümber, aga mida ma just mõtlen selle spirituaalse egregori all ka, et see nagu nõrgendab meid kui mehi ja inimkonda, kergus, lihtsus, relax. Kuigi ma olen selle poolt, et ülemotiveerimine ja raske tööga ka raha ei tule. Et siin on see, et mis mulle meeldib öelda, et iga surnukeha täna Mount Everestil oli ka kunagi väga motiveeritud inimene. Ja et raske tööga ma ei tea ühtegi inimest, kes on saanud rikkaks. Et siin on vaja võtta risk ja leida nagu loov olla. Ja loov. Siis kus kohast jookseb see piir siis? Aga ma arvan, piir on lihtne. Tähendab, ma leian, et igal inimesel on oma mingi anne ja potentsiaal. Ja kui sa selle viid oma elutöösse ja suudad seda kuidagi struktureerida läbi finantsi, siis aga see ongi see koht. Ja see ongi igal inimesel erinev. Ja mõnel võib-olla ta on isegi palgatöö, aga ma ei ütle mitte midagi. Ma ei ütle mitte midagi ühegi töökoha kohta. Kõik on selles mõttes võrdväärsed allika seisukohalt. Kui ta on oma õigel teljel, mees on oma sellel õigel vertikaalteljel, ei lase ennast kangutada sekkujatel, siis ma arvan, et tal on kõik paigas. Ma arvan, et sest need asjad peaksid tulema ikkagi läbi sellise, ma ei ütle, et kerguse, aga läbi sellise voolavuse. Aga ma tean, mis tunne on olla rahaliselt tegelikult iseenesest väga heas kohas, aga sees tühi. Ja mis tunne on olla kohas, kus sul ei ole tegelikult hinge peal väga palju. Aga sa oled tegelikult sees täidetud, sest sinus on sees miski, mille sa oled üles leidnud. Ja see ongi sinu hing. See ongi see sügav sinu päris potentsiaal. Sa rääkisid tõid siia ruumi juba jutuks meestest ja kõigutamata meestest. Siis kus sa näed, kus me oleme täna ühiskonnaga meestega? Ja midagi hullu ei ole, kui me jätame nüüd selle igasugused need vikerkaare satanismi mängud ja transhumanismi kõrval, eks ole. Need on eraldi teemad. Mehel on oluline täna tegelikult üles leida ka oma naisprintsiibid, oma naispool. Sest kui me läheme üle maskuliinseks, siis me võime ka ennast tükkideks joosta. Ja see iga mehe sees on mehe ja nais energia tasakaal. Iga naise sees on tema nais ja mehe tasakaal. Ja tegelikult on kõige rohkem üritatud kangutada aegade jooksul ära mehe naispoolt. Nüüd on jah muidugi see, et mehi muudetakse nendeks pehmodeks ja see naisestumine, see on eraldi programm, aga kui me räägime selles mõttes siin 100 ja 1000 aastate kontekstis, siis mees on olnud türann, mees on olnud valitseja
ja selline karm sõdalane nii-öelda siis on ju. Ja temalt on ära likvideeritud see hinge aspekt ja see vertikaal. Kui mehe seda struktuuri nimetatakse roodiks ehk siis horisontaalseks nii-öelda kilbiks, siis naisel on vertikaalne ühendus. Ja mehelt on ära üritatud kangutada vertikaalühendus, ta hingest lahti kangutada, sest kui sa kangutad ta hingest lahti, siis ta ongi sul robotsõdalane. Ta on tank. Ja selleks on olemas maailmas väga palju programme, mis seda võimendavad. Et mees oleks lihtsalt külm tank. Ja sa võid olla ka külm tank ärimaailmas. Panedki läbi seinte, sul on savi, sul on kama 2, sai vastu, sul on, ongi see, et aga mul on vaja raha teenida, mul on vaja perele raha, ma siis tüssan teisi. Ja see programm on sees, aga kui mees saab selle vertikaali paika, ta saab aru, mis toimub, ta saab aru, mis ta teeb, ta saab aru, mis ta missioon on, kes ta on. Kui see rood mees on ma teen, siis vertikaal staff, naiselik pool on ma olen. Ja mehelt on ära võetud ma olen. Ja mees ei tea, kes ta on. Ja naised on selles tunnetuslikus selles ühenduses ja nüüd ongi siis see, et ja naistel ongi normaalne, dominantselt väiksem see ma teen ja tal on suurem just see, et ma olen, et kes ma olen. Ja mehel ongi võimendatud see, et ma teen, et mida ma teen, et kes ma olen ja mis mu maine on ja kõik see ja kõik see tegevuse pool. Aga nüüd on see koht, kus üles leida, aga kes ma olen. Ja ma arvan, et kui see vertikaal, kes ma olen, üles leida, siis sa panedki sinna taha lõpuks need õiged tegevused. Sest kui sa ei tea ennem, kes sa oled ja lihtsalt tegutsed, siis ma võin oma näite puhul öelda, mis võib juhtuda. Mis täna, kui kuulaja või vaataja tahab teada, et kuidas tema võiks jõuda sinna, et kes tema on enne seda, kui ta hakkab failima, millised võiks need tööriistad olla või kuhu ta peaks vaatama või millega tegelema? Sest täna info ajastus, kus ütleme siis nutitelefonid ja telekad ja kogu see sagedus, mis meil siin linnas on väga ärevust tekitav ja eemale tõmbavat just sellest kohast, kes olen mina, siis mida sa oskad soovitada neile, et kuidas leida see kesktee ja leida seda suurt mina? See on elukestev töö iseendaga ja loomulikult esimene asi on ikkagi eneseareng. Ja mul on tegelikult väga huvitav nii-öelda statistika iseenda pealt võtta. Need teemad, millest ma räägin, on suhtes 85-90. Mis sa arvad? Kumb pool on mehed, kumb pool on naised? 90-10. 90 on naised? Jah. Sest nendel on see vertikaalne telg rohkem paigas ja nad mõistavad seda maailma paremini. Nad suhestuvad sellega paremini. Meestel on veel väga tugevad, kõik need ka muidugi ego teemad ja kõik see, et mida rohkem sul vertikaaltelg maha kangutatud on, seda tugevam on ka sinu see egomeel või varjukeha või varjumina. See nii-öelda shadow self, keda sa siis presenteerid ja esindad, see on see maskimees, eks ole, kes käib, teeb head nägu, tervitab aga tegelikult me ei tea, mis pilt päriselt sees on. Ja nüüd ongi siis see, et leida see vertikaal üles ja see ongi selles mõttes, et hakata, et kui ütleme, noored tulevad peale, et tehagi neid mehelikke asju, nii nagu mehed ikka teevad, omad huvid, et ei pea mingisuguseid ulme asju kuskil mingit jalga väänama kaela taha ja mingit joogat kohe punuma minema.
ja ei pea mingisuguseid imerännakuid ja meditatsioone hakkama tegema, aga natukene suunama ka ennast sellisele enesearengu vaimse või spirituaalse maailma poole peale. Et mis selles veel on lisaks sellisele materiaalsele asjale. Mis sina arvad seentest ja aiavaskast ja nendest trippidest, kuna sa tõid selle siia ruumi sisse, siis ma küsin sult seda. Ma ei pea neid vajalikuks neid teha täna enam. Võib-olla mingi aeg tagasi planeedil oli rohkem need sagedused sellised, et ta võis aidata sind kõrgemale viia, kuna planeedi enda sagedus oli madalamal. Täna on planeedi sagedus nii kõrgel, et orgaaniliselt sa saad vaatad kõrgemaid kontakte, kui sa saad nende abivahenditega. Aga kui sa tunned, et need abivahendid on sinu hinge tee jaoks olulised, siis proovi järgi ja saa teada. Rääkides veel meestest, rääkides aastast 2024, kus siis on meil sellised lood siin üldteadvuses. Sõda tuleb, Venemaa tuleb, elekter läheb ära, tuleb järgmine mingisugune gripp, tuleb ühine selline krüpto, digitaalne raha ja selliseid hirmutavaid lugusid. Ja kui mehena nüüd, kas olla siis selles kohas, kas ongi, paned jala selja taha joogas või tõmbad rapeed ninna või suitsetad lihtsalt kanepit või siis oled see, mängid jalgpalli ja või teed raskesti tööd ja ei keskendu sellele siis või lihtsalt usaldad elu. Kuidas sina näed, kuidas me meestena peaksime nendesse lugudesse suhtuma? Kas nagu full usaldusse ja mitte midagi valmistama ette või kas võiks olla mingi mehelik pool, selline ürgne osa meist, mis võiks valmistuda või vähemalt olla valmis millekski, et kui midagi on, et siis me saame pereisana nagu hoida oma perele sooja või toitu või kuidas sina seda kõike näed? Mida võiks praegu pereisa nagu selles kogu segaduses, selles segaduses infos ja sageduses, kuidas ta võiks toimida? Kuidas sina toimid? Kas sina valmistud üldse millekski? Ei, ainult kui siis energeetiliselt. Ma olen ikkagi seda meelt, et kui sind ei saa kätte energeetiliselt, ei saa sind kätte ka füüsiliselt. Küll aga ei tohi unustada taustsüsteeme. Ja taustsüsteemid käivad üle meie peade ja võib-olla tihti ka üle meie turvatsoonide. Aga turvatsooni loob mehe ja naise vaheline sümbioos kodule, lapsele, üksteisele. Mees ei saa üksi mitte midagi valmistada seal oma mingisuguseid mõõku või veepudelid või kirveid kuskile igaks juhuks või mingisugused düstoopiliseks filmiks hakata ette valmistama nagu ürgmees. Ma arvan isiklikult need ajad on nagu läbi, et ma väga kahtlen, et me sinna poole liigume. Ja kõige suurem sõda on täna energeetiline sõda ja infosõda. Info on ka selles mõttes osa energeetikast. Ja kui sind võetakse üle infosõjaga, ehk siis see energia, sa saad selle energiaga pihta, mida vallandatakse, näiteks hirmuenergia. Ukraina tuleb. Ta pidi juba ammu ju tulema. Mul tekibki küsimus, kaua ta tuleb. Venemaa. Või vabandust, Venemaa, jah. Et kes iganes kuhu tahab tulla, on ju. Ukraina juba tuleb siia. Ukrainlased on juba siin. Juba on siin, ja. Ja meil võib-olla tulevad veel mingisugused huvitavad tegelased kuskilt ka lõunamaalt siia. Nii. Ja selles osas ma väga palju ei keskendu sellele ja ei muretse, aga oma ruumi energeetiliselt saame ikka teha ja luua ja selleks on olemas praktikaid ja iga inimene saab ise luua omale energeetiliselt oma safe zone'i. Ja ma olen sellises teadmises, et vaata, siin on nüüd see usaldamise küsimus ja vaata, kas see
nüüd ongi küsimus selles vertikaalis, kas see tõeline vertikaal on või ei ole. Aga kui seda ei ole, siis on väga lihtne tekkima need hirmu energiat, sest sa ei usalda ju. Kuhu sa jooksed? Sa peaks ju usaldama siis kõrgemaid käske tegelikult. Ja mina olen nagu sellises teadmises, et kui on päriselt emergency, kas siis globaalselt või meie asukohapõhiselt, siis minu ülaline annab sellest mulle märku. Ma olen pigem sellises teadmises. Ja siis käitud vastavalt sellele? Jah, et ma ei hakka valmistama 10 aastat ette selleks, et nüüd kuskil midagi tuleb. Siis sa juba manifesteerid seda. Jah, et ülaliin annab mulle märku, et Andero, siit on vaja jehhat tõmmata. Praegu on olukord selline. Kui asi maha rahuneb, tuled tagasi. Aga mul ei ole vaja kuhugi midagi koguma hakata selleks. Aga kui keegi tunneb, et tal on, siis jah, see on nii-öelda tema resonants. See on tema tõekompass. See on jällegi see tõekompassi teema, et mis tundega, et päeva lõpus on küsimus selles, et mida sa päriselt sisimast tunned, et kas tuleb sõda või? Kas su tõekompass praegu karjub, et sõda on kohe ukse taga? Või on see telekas, kes seda teeb? Kumb siis? Kas su tõekompass või telekas? Et seda peaks inimene ikkagi lõpuks nagu aru saama. Et praegu nagu juhib justkui see välispidine meedia seda minu enamus inimeste tõekompassit. Keegi isegi vaatagi siia, et siit üldse mingid vastuseid tuleks või saaks. Aga ma leian, et ja jällegi ja ka meestele, meil räägitakse, et naised on nõiad ja naised nõiuvad ja naised tunnetavad ja on selgeltnägijad, aga meestel on ka see tõekompass olemas, et otsust teha. Ei pea minema selgeltnägija juurde selleks ja küsima kelleltki, et mis saab. Et see ühendus on olemas, see ühendus tuleb üles leida. Kui ma küsisin saate alguses, et kellele sa ennast kirjeldaksid, siis sa vastasid mulle Indigo rasside teejuht. Mis siis edasi siit? Kuidas sa seda selles elus, selles keskkonnas praegu kasutad? Üks signaal, mis ka ülevalt tuli, oli see, et võib-olla uus valdkond või teema võib seotud olla näiteks reisimisega. Reisi siis, ma ei tea siis, reisiäriga või ütleme reisivaldkonnaga. Kus on mingi teatud mõõde ja ma näen seal ja ütleme, see impulss tuli täiesti teisest kohast, kus muidu need igasugused mingisuguste projektide asjad on tulnud, et ma võin täiesti käega katsuvalt eristada ühte sisemist asja ja teist sisemist asja. Ja et ühe tegevuse taga on missioon, teise tegevuse taga on, kuidas saada leib lauale. Aga ma ütlengi, et aga selles mõttes siin ei ole ju midagi imestada, sest enamus inimesed ju palgatööd teevadki ju, kui sa küsid keskmiselt inimeselt, et miks ta käib tööl, mida ta vastab sulle, et teen missiooni seal või? Kui paljud inimesed teevad palgatööd, et nad vastavad sulle, et see on minu missioon. Võib-olla mõni on, aga ma ei tea väga paljusid. Enamus asi on see, et aga nii on ju ette nähtud, mismoodi ma oma arveid või ära maksan, mismoodi ma selle toidu lauale toon. Aga suures pildis, me räägime nagu suures kosmilises pildis, see ei tohiks olla vastus. Sest kui see on vastus, siis me räägime ju natuke orjusest ju. Ta ju tegelikult ju sunniviisiliselt tegelikult ju paned inimest tegema midagi, mida võib-olla ei tahagi üldse teha. Ja see pole üldse võib-olla tema asigi teha ja tal pole tegelikult võib-olla üldse mingit annetega potentsiaaligi seal. Ta peab lihtsalt selle ära tegema, sest asjaolud nõuavad. Et see on see koht, mida hakata üle vaatama. Kui me oleme praegu 20 aastaga jõudnud nii kiiresti sellesse kohta, kus me täna oleme, mis 2030, 2040 meid ees ootab? Tehnoloogilisest arengust me ei pääse, et see uks on avatud.
seda enam kinni ei pane. Et ma arvan, et kui rääkida nüüd, et aasta 2030 ja kui rääkida aasta 2040, siis 40-ks see finantsstruktuur, mis on üles ehitatud põhimõtteliselt Babyloni Sumeri aegadest saadik, niisugust väga jämedalt öelduna, aga natuke leebemalt öelduna, siis ütleme see föderaalreservilik võlapaber on ju promissory note, mille pealt me arveldame läbi laenude. Sellel ma ei näe küll tulevikku siin üle 15 aasta. Ja nad toovad oma lahenduse sinna. Nüüd üks asi veel võib-olla siin on see, mida on juba ka praegu näha, et maailma mastaabis agendade vahetused tulevad ja toimivad. Ja üks selline väga jõhker ja karm agenda vahetub natuke leebema vastu, kellel on teised huvid inimkonda kontrollida. Mõlemal agendal on huvi inimkonda kontrollida, aga see teine agenda on intelligentsem, talle meeldib kaubanduslik maailm ja ta tahab tuua natukene normaalsemal kujul loodud valuuta tagasi maailma, kuidas see praegu on. Kas see on illusioon või võib tulevikus olla ka selline agenda puldis, kus siis tõesti rahva eest ja inimkonna eest hoolitsetakse ja hoolitakse ja ollakse inimkonna eest väljas? Või see on pigem illusioon ja meie eluajal me seda ei näe? Võib-olla meie eluea väga lõpuaegadel. Ja et selleks läheb aega. Küsimus on, kui kaua me plaanime elus olla või elada. Et ega siin ju mingit varsti piiranguid ei ole. Aga selles osas need struktuurid on nii võimsad. Need struktuurid on nii kavalalt üles ehitatud ja sinna taha on pandud musta maagia, et sellest tuleb aru saada. Kuidas inimesed ju hoiavad kahe käega peast kinni, isegi targad inimesed, finants tegelikult mingil määral isegi nagu eksperdid, mitte nüüd kõige need akadeemilisemad, aga need, kes oma peaga ka mõtlevad ju. Tegelikult on juba ammu ju rääkinud viimase 20 aasta jooksul, et ei ole ju võimalik, mismoodi see püsib koos, mismoodi see mullilõhk ja mismoodi saab olla maailma võlg 8 korda suurem kui kogu SKP maailmas kokku, et mismoodi me üldse siin planeedil sellise matemaatika pealt toimime. Ja kujuta nüüd ette, mil ta energeetiliselt teeb, mis energeetiliselt, mida ta täiesti nii-öelda materiaalselt teeb ju. See on ju toolimäng ju. See tähendab ju seda, et keegi peab olema täiesti ilma. Ja me ju näemegi ju. Võtame kas või, meil on ju the greatest country in the world, USA on ju. Minge vaadake, mis seal tänavatel toimub suurlinnades on ju. Zombid, narkomaanid, kodutud. Need on ju nende enda kodanikud ju. Nende enda riik, nende enda juhitud ju. Et see ja siis tekivad, et aga mis need inimestel viga on? Aga see on, it's a money black magic tagajärg. Meedias meile seda ei näidata, seda võidki TikTokis näha või YouTube'is või sellistel Telegrami rühmades, kes on teinud neid videosid, nagu need tänavad on ikka väga jubedad. See, mis te kuskil Miami Vice'is näete või mingites filmides, et see on nii pisiku osa, mis seal tegelikult toimub. Ja küsimus on nagu, kelle valitsemise ajal need on juhtunud. Okei, poliitikasse me ei lähe, on ju, aga ja tahtsin sult küsida, et sa soovitasid mulle ühte podcasti, kus just rääkisime, ja seal oli see doktor. Ja ta ütles välja sellise lause, mida ma pärast uurisin, et ükski liik siis on see siis, elab liikidest ei ole elanud üle 5000 aasta. Kus maal meie oleme? Palju sina elad selle mõttega oma iga päeva, et sa oled tänulik iga päeva eest? Ja kuidas sa seda elad? Ma olen isegi sellel teemal natukene ka oma seminaridel rääkinud, et meie siin inimestena, kes me siin kehastunud oleme, peame olema väga tänulikud, sest tavainimesel pole üldse õrna aimugi, millised on siia planeedile praegusel ajastul. Me oleme täheaktivisatsiooni tsükli ajal, see on põhimõtteliselt 20 aastane ajaaken, millal tegelikult on nagu portaalid avanemised kõrgematesse sfääridesse. Ja et sellisel ajastul saada sisse sündida
sul peab esiteks olema vastav nii-öelda DNA kood ja sa pead olema nii-öelda siis vastava kosmilise taustaga. See on privileeg. See on kosmiline privileeg ja siit edasi saab minna juba, me nimetame paradiis, jumalamaailmad, lihtsalt öelduna kõrgematesse sfääridesse, siis see info, kuhu mina olen täna jõudnud, ma võin suht kindlalt väita, et maa ongi portaal kõrgematesse sfääridesse ja maa on portaal isegi, kui sa tuled ülevalt alla. Nagu reaalselt praegune olukord selline, et kehastutakse meeletult ülevalt alla tihedasse inimese kehasse, et ära teha mingid karmad ja mustrid, mida on üleval korraldatud aegade jooksul. Sest seda draamat siin meie maa ajaloos, seda ei jõua kokku rääkida ega lugeda. Neid sündmusi, mis on juhtunud, mismoodi on siin kas või meie oma planeedil inimkonnaga koheldud. Lemuuria aeg kustutatud ajaloos. Räägitakse Lemuuriast? Ei räägita. Atlantise aeg kustutatud, räägitakse. Tehakse mingisuguseid filme ja seriaale, et räägitakse, et kuskil vee all on mingi maailm, midagi tõsiselt võetavat seal ei ole. Aga me räägime real civilizations, me räägime reaalsetest inimestest, füüsilisest kehast, sama selles mõttes sugused, võib-olla päris samasugused välja ei näinud, aga selles mõttes ikkagi planeedi inimestest. Me räägime reaalselt miljonite, kümnete miljonite inimeste holokaustist, kõrvaldamisest, likvideerimisest, hävitamisest, naiste, laste teisele planeetidele viimisest orjandussüsteemi ja vägistamise kontseptsioonis. Me räägime selles mõttes hullumeelsetest asjadest, mis maa ajaloos on toimunud ja juhtunud. See on absoluutne inimkonna draama. Ja meil tuleb aru saada, et meie, kes me siin täna planeedil oleme, me kanname neid. Ja sinu personaalsed elutraumad võivad alguse saada sinu kehastusest Atlantises või Lemuurias. Aga seda ei lahenda sul psühholoog. See ei ole see tasand, kus sa saad seda lahendada, aga inimene ütleb, et näed, et mul on siuke asi või juhtus nii ja ma tunnen selliseid tundeid ja kus see tunne tekib, ta ei saa aru, mis taga toimub, mis emotsioonid, kus see kõik tuleb, mingid mälestused silme ees. Käin kogu aeg unes kuskil, mõned räägivad, nad käivad iga uni kuskil mingis kohas, mingid kamm käib, ja nad ei saa seda olukorda lahendatud. Aga need on ju kõik need paralleelelud, mis tulevad väga sügavast ajaloost. Ja sellel ei ole mõõdet siin maailmas. Sellel ei ole mitte mingit mõõdet, mitte mingit tähtsust, mitte mingit olulisust. Ja mõned nendest inimestest võivad istuda mingites asutustes kinni. Kui neil ei ole ümberringi toetavaid inimesi, kes mõistaks neid inimesi. Mina olen täiesti aru saamal, et enamus inimesed hullumajades ei ole hullud. Neil ei ole lihtsalt õiget inimest kõrval, kellel rääkida. Peaks laskma rohkem neil kanadada nende jutte võib-olla kuskil üles salvestama või siis analüüsima nende jutte, et nad võivad olla nagu kanaldada sellist ajaloost või kosmilisest mingisuguseid hetki, mida me lihtsalt praegu ei võta vastu. Rääkides paradiisist, mina ise tunnen, et see ongi paradiis, kus me elame. Ma tunnen, et ma elangi taevast, pilved on üleval ja päike paistab. Aga mingil määral ongi tegelikult ja sul on täiesti õigus elada siin maailmas kui paradiisi maailmas. Olenemata, mis trall siin käib. Mulle meeldib samuti, mis ma olen sinuga põrgatanud mõtteid, et kõige tähtsam on elus kogeda. Ei ole õiget ega vale, lihtsalt koge. Sest mis saaks kõige hullem olla, kui lahkuda siit planeedilt lihtsalt kosmose tolmuna. Sa räägid, oled toonud siia ruumi kogu aeg ja see on ka mujalt räägitud, nagu meil on mitu elu ja et sa sünnid siia tagasi. Minu jaoks, see on minu jaoks ainult täna, ka minu teadus võib muutuda homme, ülehomme ja tulevikus ja teadlikkus. Aga täna ma tunnen, et üks suurimaid karmasid saab olla siia maailma tagasi uuesti kehastuda. Ma ei tea, Elon Muskina, kärnkonnana, naisena, lapsena või whatever. Mida sina tunned sellesse? Mis sina arvad sellest uuesti siia maa peale eksisteerimisest ja siia sündimisest? Millised nägemised sul on sellest? Ja reinkarnatsiooni kontseptsioon. Et reinkarnatsioon ei ole kindlasti orgaaniline nähtus. Et see, kui olem teeb reinkarnatsiooni, tähendab, et mida on kuskil väga valesti või katki. Ja väga paljusid hingesid, kui me räägime, et planeet oli väga pikalt prison planet, vanglaplaneet ja prison planet, vanglaplaneet tähendab tõlkes seda, et kõik portaalid on lukus ja kinni või üle võetud, et kui portaalist isegi läbi lähed fantoomi, põhimõtteliselt nii-öelda
rahvakeeli põrgumaailma, on ju. Ja väljasaamine oli väga keeruline atmosfäärist ja mis toimus viimased siin paarkümmend 000 aastat, on ju, kuna see hakkas Atlantis anomaaliatest pihta, on ju, mida see Bermuda kolmnurk seal kogu aeg keerutab, on ju, seda musta ussiauke ja värke, on ju, see on kõik nendega seotud. Et püütakse atmosfäärist hinged kinni, kes tahavad ära minna ja tuuakse tagasi maale, on ju, erinevatesse ajaliini koordinaatidesse ja see on olnud pikalt väga suur probleem. Aga jällegi meie kehastuse ajastus täna siin on see, et me võime öelda, et täna aastast 2013 on kõik valla ja teatud sündmused juhtusid 2022 jaanuar ja veebruar muide, mis annab veel omakorda ligipääsu väga huvitavatesse kohtadesse, mida ei ole maa ajaloos miljoneid aastaid olnud. See, mis ütleme, see, kes täna ära sureb füüsilises kehas, ta ei pea muretsema. Ja minu meelest see on nagu ja siin on jällegi, vaata, siin võib tuua seda kontseptsiooni, et kas on teadlik suremine või hirmus suremine või tähendab, surma hetkel on väga oluline, milline on üldse sinu teadlikkus, kui sa siit lähed. Sest kuhugi sa lähed ju. Ma räägin kõige jubedam, see lause juba eesti keeles, ma lahkun siit kosmosetolmuna. Ma soovin kindlalt lahkuda siit megakogemuste rikkana, mega arenuna, tehtud, ma ei tea, kas vigu, õieti või valesti, aga kindlasti mitte lihtsalt suvalise kosmosetolmuna. Kosmosetolmuna sa lähed algallikasse tagasi ikka, et selles mõttes sealt sa ei pääse, aga lihtsalt võiks ikkagi minna läbi teekonna. Just. Ja see teekond alles hakkab. Vaata, seda on kõige põnevam mõelda, et okei, et jah, me teeme vigu siin elus ja nii ja me elame siin aga tähendab, teekond alles hakkab. Andero, kas maa on lapik või ümmargune? Sa pidid selle ikka ära küsima. Ja tähendab, kes soovivad uskuda teatud anorgaaniliste rasside poolt ja eesotsas siis CIA loodud mind control'i, tahtlikult loodud mind control'i, et maa on lapik, siis nende õigus on seda uskuda. Aga minu jaoks on see väga peen New Age'i mind control, mismoodi juhtida jälle natuke alternatiivselt mõtlevaid inimesi. Ega pigem mõtleb ju alternatiivselt mõtlev inimene lamedat maad, on ju. Et akadeemilise haridusega inimene niikuinii mõtle, on ju. Aga nüüd järgmine samm on see, et siin tuleb, ma olen ju seda enne kasutanud, on ju. See on pettus pettuses. See on puhas pettus pettuses. Nii nagu on pettus pettuses ka kuul käimine. Et meile räägitakse, et kuul ei ole kunagi käidud, on ju, sest maa lapiks suletud süsteem, on ju. Ja oligi, tehtigi Nevada kõrbes fake video, on ju. Aga seda tehti ainult selle pärast, et lihtsalt ei saanud näidata seda, mis seal päriselt toimus. Et need ongi need mängud ja kui neid läbi näha, siis on kõik päeva lõpuks loogiline. Andero, kes on sinu jaoks täna kindel mees? Kindel mees ongi see, kes leiab üles oma vertikaali. Kes ma olen? Kõik, mis sinna ümber ehitub, see on hea boonus. Ja kui sa veel leiad selle horisontaali, mis on mu elutee, kes ma olen, win-win situatsioon, seal ei saa läbi kukkuda. Andero, mul on siiralt tänu, et sa tulid täna minuga see vestlema. Kui keegi tahab sinu kohta veel rohkem teada ja sinu kursuste kohta, siis kus kohast ta selle leiab ligipääsu? Mul on oma koduleht anderopebre.com. Laen sinna kogu aeg ka uusi seminare ja webinare. Mul on grupp Creator Facebookis. Võib sinna saata liitumistaotluse. Ja ega rohkem ei olegi, selles mõttes, et peamiselt ongi mu koduleht ja Facebooki grupp, need ongi need põhilised infoallikad. Aitäh sulle veel kord, Andero. Ja aitäh teile, kallid kuulajad, vaatajad. Ja tahaksin tänada veel kord Contam.ee, kes on meie siis 3. hooaja sponsor ja toob selle 3. hooaja teieni. Minge kindlasti vaadake järgi Contam.ee. Mina Ormet Tõnismaa ja näeme järgmises saates. Tšau!